Trump tabas NATO kõige nõrgemasse kohta, kui ta paigutas Ameerika väed Euroopas ümber ja sundis alliansi juhte Brüsselisse ilmuma, et üritada hirmunud liitlasi rahustada. Sellel kolmapäeval, 20. mail 2026, kõlas diplomaatiline jutt stabiilsusest ja ettearvatavusest vähem jõudemonstratsioonina ja rohkem ülestunnistusena, et Valge Maja sõnum jõudis sügavale kohale. Ameerika Ühendriigid ei kavatse enam üksi Euroopa julgeolekut rahastada, samal ajal kui alliansi juhid kritiseerivad Trumpi avalikult ja sõltuvad Washingtonist kulisside taga. Kindral Alexis Grinkervich püüdis öelda, et umbes 5000 sõduri lahkumine ei kukuta NATO piirkondlikke plaane, kuid juba ainuüksi vajadus seda pressikonverentsil selgitada näitab vapustust. Pärast aastaid kestnud nõudmisi, et Euroopa maksaks oma kaitse eest rohkem, on Trump nüüd arve lauale pannud, liitlaste mugavust raputanud ja esitanud küsimuse, millele keegi Brüsselis ei taha vastata. Ilma Ameerika sõjalisest jõust, kas NATO juhib endiselt mängu või ainult teeskleb sisemise paanika keskel, et kontrollib olukorda? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alvese Global. Brüsselis toimunud kohtumisel osalesid NATO sõjalise juhtkonna võtmeisikud, sealhulgas alliansi sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavodragone, Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Alexis Grinkervich ja NATO transformatsiooni juhataja admiral Pierre Vandier. Nad olid seal selleks, et rääkida kaitsest, Ukrainast, sõjalisest valmisolekust ja sisemisest stabiilsusest, kuid taust oli hoopis teine. Trump oli teatanud muudatustest Ameerika vägede kohalolus Euroopas ning Reuters teatas, et Ameerika valitsus kavatseb vähendada sõjalisi võimekusi, mida Ameerika Ühendriigid jätaksid NATO käsutusse kriisi või sõja korral. See otsus tabab vana mudelis südant. Aastakümneid on mitmed Euroopa valitsused rääkinud Washingtoniga karmilt, kritiseerinud vabariiklastest presidente ja andnud avalikult diplomaatiaalaseid õppetunde. Ja samal ajal sõltusid nad Ameerika kaitsetoest, et tagada oma enda julgeolek. Trump otsustas sellele valupunktile vajutada, sõnum ei tulnud palvena, vaid võimusurvena. Reuters enda reportaažis märgiti, et Trump tegi selgeks, et ootab, et Euroopa riigid võtaksid peamise vastutuse kontinendi julgeoleku eest. NATO juhtkond püüdis olukorda rahustada. Grinkervich ütles, et Ameerika Ühendriikide otsus viia soomusbrigaade Euroopast ära ei takista allianssi regionaalsete plaanide elluviimist. Grinkervichi otsus tundub rahulik, kuid näitab ehmatuse suurust. Keegi ei nõua sellisel tasemel avalikke selgitusi, kui kõik on korras. Allianss pidi kinnitama, et plaanid toimivad endiselt, sest Trumpi samm tekitas kahtlusi isegi sõjalises struktuuris endas. Eesmärk oli lihtne. Takistada liitlastel, valitsustel ja kaitseturgudel nägemast NATO-t Valge Maja pantvangina. Samal ajal, kui Valge Maja nüüd tasu nõuab. Selle loo juures on oluline number 5000 ametlike andmete ja hiljutiste uudiste kohaselt. Ameerika Ühendriigid alustasid umbes 5000 sõjaväelase väljaviimist Euroopast, sealhulgas Saksamaaga seotud vägesid. Ja muudatused, mis puudutavad Poolasse kavandatud ümberpaigutamisi. Varssavi püüdis mõju vähendada, öeldes, et Ameerika vägede lõplikku väljaviimist Poola territooriumilt ei toimu, vaid tegemist on vaid ajutise viivitusega ümberpaigutamisel. Sellegi poolest näitab Poola reaktsioon, et sõnumist saadi aru. Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz kinnitas, et riik töötab jätkuvalt koos Washingtoniga Ameerika vägede kohaloleku plaanide kallal Euroopas. Ta meenutas ka, et Poola kavatseb sel aastal kulutada kaitsele 4,8% SKP-st, mis on üks suurimaid näitajaid NATOs. See detail toetab Trumpi seisukohta. Kui surve tuleb, siis liitlased, kes tõesti kardavad Vene ohtu, tormavad tõestama, et nad maksavad ise oma arved. Surve ei jäänud ainult Mandri-Euroopasse. Trumpi valitsus asetas ka Kanada konflikti keskmesse, peatades USA osaluse kahepoolses kaitseraamistikus, mis loodi juba teise maailmasõja ajal.
otsus puudutas Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahelist endist alalist kaitsenõukogu, mis oli sümboolne koostööelement, sõjaline koostöö nende kahe vahel. Vana diplomaatia jaoks näib see olevat kriis. Kanada on aastaid olnud oodatust madalama sõjalise investeeringu tasemel ja nüüd peab ta toime tulema Valge Majaga, mis ei käsitle liite tasuta teenena. Mark Carney püüdis vastata, öeldes, et Kanada kavatseb mitmekesistada oma kaitsekoostööd ja jätkata Ukraina toetamist. Kuid see avaldus toetab Trumpi narratiivi. Trump sundis mugavaid liitlasi loobuma ilusast jutust ja silmitsi seisma julgeoleku kalli poolega. Mängu tuli ka Gröönimaa. Jeff Landry, Trumpi eriesindaja, saabus Nuuki, et osaleda ärikonverentsil koos Ameerika Ühendriikide suursaadiku Kenneth Howeriga Taanis. Reuters teatas, et Landry nimetati eelmisel aastal selleks, et kaitsta Trumpi huvi laiendada Ameerika kontrolli Gröönimaa üle, strateegilise Arktika territooriumi, mis kuulub Taani koosseisu. Taani on NATO liige. Gröönimaa valitsus ja Taani valitsus on sellele vastu, öeldes, et saar ei ole müügiks, kuid Ameerika kohalolek avab taas vaidluse baaside, marsruutide ja ülemvõimu üle kaugel põhjas. See punkt on oluline, sest näitab, et Trump ei keskendu ainult kohtumistele Brüsselis. Gröönimaa asub piirkonna keskmes, mida Ühendriigid, Venemaa ja Hiina üha enam omavahel vaidlustavad. Kui Trump avaldab survet, et Ameerika kohalolek seal suureneks, näitab ta, et lääne kaitse ei ole Taani ülesanne. Seda juhivad bürokraadid, kes peavad kõnesid Euroopa saalides, samal ajal kui rivaalid liiguvad edasi strateegilistes piirkondades. Sõda Ukrainas on jõudnud 5. aastale ja NATO teab, et ei saa jätkata sama juttu ilma suuremat rahalist, tööstuslikku ja sõjalist koormust võtmata. Euroopa reaktsioon on juba näha kaitseostudes. Rootsi teatas 4 fregati ostmisest Prantsusmaalt, sõlmides üle $4 miljardi suuruse lepingu Naval Grupiga. See tehing peaks 3-kordistama Rootsi õhutõrjevõimekust merel ning on üks suurimaid sõjalisi investeeringuid riigis alates 1980. aastatest. Esimese laeva üleandmist oodatakse 2030. aastaks. See samm näitab, et Euroopa püüab oma sõjalist struktuuri järele aidata, sest on mõistnud, et aeg automaatselt Ameerika Ühendriikides sõltuda on läbi saamas. Prantsuse president Emmanuel Macron püüdis seda tüüpi kokkulepet Ukrainale müüa kui märki tugevast Euroopast NATO sees. Aga see jutt kinnitab samuti Trumpi poliitilist võitu. Aastaid on Trump öelnud, et liitlased peavad rohkem kulutama, rohkem tootma ja vähem sõltuma Ameerika maksumaksjast. Nüüd, kui Rootsi, Prantsusmaa, Kanada, Saksamaa, Poola ja teised partnerid kiirendavad sõjalisi plaane, püüab Trumpi vastane meedia seda esitada kui vastupanu temale. Tegelikult teevad nad täpselt seda, mida Trump on alati nõudnud. NATO püüab seda ehmatust kujutada ühtsuse märgina. Ülemad räägivad stabiilsusest, etteaimatavusest ja koordineerimisest. Kuid kõige olulisem sõna on kohandamine. Ameerika võimekusi kohandatakse, vägesid vaadatakse üle, NATO jõumudelit arvutatakse ümber, Euroopat surutakse võtma rohkem kaitsekohustusi. Varem piisas lääne ühtsusest rääkimisest, et kõik paigal püsiks. Nüüd peab iga juht oma rahvale selgitama, kui palju kulutatakse, milliseid vägesid hoitakse, milliseid relvi ostetakse ja miks ollakse endiselt sõltuvuses Washingtonist. See on paanika, mis peitub viisakate fraaside taga. Nad ei tunnista seda avalikult, kuid tunnistavad seda tegudes, kui tormavad piire tugevdama, plaane üle vaatama, laevu ostma, kulutusi suurendama ja tagama, et Ukraina ei jääks omavalitsusteta. Nad tugevdavad, kohandavad, tunnistavad seda mitte avalikult, vaid praktikas. NATOs. Nad ei tunnista seda avalikult, kuid tunnistavad seda tegudes, kui tormavad plaane kohandama, piire tugevdama NATOs. Tegudes tugevdavad ja kohandavad. Nad ei tunnista seda avalikult, kuid tegudes tugevdavad plaane. Kui sulle see video meeldis, pane like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare. Nad tunnistavad seda mitte avalikult, vaid praktikas NATOs. Nad ei tunnista seda avalikult, kuid kohandada nad ei tunnista.